Nii, kell on 8 nüüd saanud. Tere kõigile, kes kuulavad ja kindlasti tuleb veel inimesi kuulama. Ja aitäh tulemast. Täna on meie seminarisarja teine seminar siis. Ja Erki, Markus ja Tanel Rand Smile'ist räägivad siis, kuidas teha edukat emaili turundust ja automatiseerimist. Ja Smiley on emaili turundusliider Eestis ja esirinnas ka Baltikumis. Ja ärge siis unustage, et üritust sponsoreerib Kickshotid. Selle saab leida siis Instagramist, kes tahab otsida ja vaadata. Soovitan kindlasti. Ja ärge unustage ka järgmist kolmandat seminari vaadata siis neljapäeval. See on siis brändi loomisest ja sellest räägib meile siis Häkk. Aga ma annan siis sõnajärje edasi. Erki ja Tanel. Aitäh, tere ka meie poolt. Kas on endiselt hästi kuulda? Me tegime mikrofoni tšeki küll enne ära, aga... Kõik on kuulda. Väga hea. Ühesõnaga, mina olen Erki Markus. Mina olen Tanel Rand. Meie oleme Smile'ist, nagu Linda ütles, võib-olla olete kuulnud, me oleme Eesti kõige suurem meiliturundus platvorm, teenusepakkuja, agentuur, peaaegu kõik suuremad jae- ja e-commerce ettevõtted kasutavad siis meie seda tarkvara ja pakume neile natukene know-how ka peale, nõud ja haud ka peale. Rohkem nõud ja vähem haud. Aga täna me räägime sellisel teemal, nagu ma panen kohe sisse ka share screen'i, nagu meili turunduse ABC. Meiliturundus on selline hästi tegelikult nagu, võiks öelda hästi nagu selles mõttes nagu suur ja laialivalguv teema. Rääkida võiks ju nagu kõigest, igasugustest automatiseerimistest ja visuaalist. Tunde ja tunde. Kuidas personaliseerida ja kuidas optimeerida erinevates tarkvarades HTML-i või mida iganes. Et täna on selline pigem nagu kokkuvõtlik teema, kuna meid ei ole väga palju, siis justkui nagu võimaldab natukene teistsugust formaati ja eriti, et kuna kell on selline meie jaoks natukene harjumatu, tavaliselt me teeme neid webinare ikkagi nagu hommikuti, et siis on pea värske ja siin klaasis on endiselt vesi nagu ka praegu. Aga siis me palume, kui see ei ole nagu palju, siis pange enda kaamerad ka sisse, siis on nagu justkui päris inimestega rääkimine ja kui teile sobib, me võiksime teha hästi interaktiivselt, et mitte niimoodi, et meie siinpool räägime tarka juttu, vaid põrgatame pigem jooksvalt kogu aeg, kui nagu mingist teemast tuleb küsimus või üldse meiliturundusega seotud küsimus, siis küsige kohe, chat on lahti. Võtame jooksvalt ette, eks eesmärk ongi see, et teie saaksite targemaks või teie saaksite siit midagi nagu koju kaasa võtta ja jagame lahkelt seda, mida meil siis on. Nii palju veel, et me teeme tegelikult ka teiseteemalisi webinare, liituge meie uudiskirjaga, viimasel slaidil on link selle kohta. Näiteks mai lõpus räägime koos ühe Eesti edukaima turundaja Timo Porvaliga Lavi agentuurist, kuidas ehitada müügitunneleid ja turunduse automatiseerimise tööriistu. See on nagu selles mõttes siis hästi nagu spetsiifiline webinar võrreldes tänasega, aga igasugustel muudel teemadel veel. Ühesõnaga veel kord tänud, et meid kuulama tulite ja hakkame pihta. Paari sõnaga Smile'ist, nagu sai öeldud, me oleme eestimaine tarkvara, mõned nimetavad meid ka startupiks, me oleme selles startupide andmebaasis täitsa nagu ametlikult sees. Aga me ei ole selline tüüpiline startup, et tõstame tohutult pappi, põletame kiirelt ära ja vaatame, kas lendab või kukub tuhaks. Oleme kasvanud hästi orgaaniliselt, Eestis hõivanud circa 85% turuosa ja sellepärast me üritame nüüd ikkagi nagu viimastel aastatel oleme üritanud saada jalga Eestist välja. Päris tublisti läheb sellega, teeme hästi palju neid samu turundustegevusi, mida ka näiteks sarnastel üritustel, nagu teie täna kuulate, räägitakse igasugust online'i ja SEO'd ja muud taolist.
ja on näha, et see selles mõttes ka nagu toimib, et me oleme mõnda TalTechi üritust ka kuulanud varem ja väga nagu selles mõttes huvitavad ja sisukad on. Näeme enda peale, et see asi toimib päris hästi. Üritame olla sama sisukad. Üritame olla sama sisukad. Meil on circa 15 000 kasutajat, kes saadavad umbes 150 miljonit kirja iga kuu. Noh, ja siis oma suurematele võtmeklientidele me püüame ka nagu hoida nii-öelda nagu kätt, et aitame ka sisuliselt kaasa mõelda. Ehk siis üks asi sellest ja teine asi siis nagu üldiselt, millest nagu maailmas erinevates selle teemalistes blogides kirjutatakse, ongi meie tänane webinar kokku pandud. Okei, esimene punkt siis, miks saata? Tegelikult te võite kohe nagu kirjutada siia oma nagu kommentaare, et miks te arvate, et miks on üldse vaja nagu saata? Jah, miks üldse meili tänapäeval saadetakse? Et noored inimesed ei kasuta tänapäeval üldse enam mingisugust postkasti, sellepärast et come on, meil on ju Snapchatid ja Instagramid ja TikTokid ja kõik muud asjad on olemas. Telegramis saad oma jutud ära rääkida või Messengeri boti ehitada ja milleks üldse tegelikult nagu seda vanaaegset nagu meilivärki postiga ei saada. Noh, nagu postiga enam ei saada vist, jah. No räägitakse, et meiliturundus nagu turunduskanalina ammu juba öeldakse, et see on justkui nagu surnud või suremas, siis eriti nüüd tänane kriisiaeg pigem näitab nagu vastupidist, et see on ikkagi nagu üks soodsamaid turundusvahendeid, mida üldse kasutada, võrreldes siis nende nii-öelda ostetud meediatega, ehk siis välireklaamid, bännerid, igasugused sotsiaalmeediad, otsimootorid. Meiliturunduse puhul on ju see, et sisuliselt on nagu sinu list, sa oled ühe korra selle eest maksnud ja sa saad seda nagu kasutada, sa oled selle nagu väärtuse endale nagu loonud, kogudes selle suure andmebaasi endale kokku. Meile saates on võimalik saada ikkagi oluliselt rohkem tähelepanu, et kui näiteks samad sotsiaalmeedia platvormid, nende see nii-öelda orgaaniline reach või nagu ulatus on täna selline, ma ei tea, 2% kuni 6% kandis. Siis sul on näiteks 50 000 Facebooki fännibaas ja sa paned sinna midagi oma lehele üles. Ja sa vaatad, et 5 menda laigib. Juhul muidugi, kui sa ei jaga kohe iPad'e ja autosid laiali. Või ei osta tohutu suure raha eest endale tasulist reklaami, siis selles mõttes selle nagu relevantsus mõnes mõttes ei ole nagu nii enam nagu kasulik. Et meili puhul on see nii-öelda orgaaniline reach või nagu me nimetame, siis meie terminoloogias on avamismäärad, open rate'id, click rate'id on 15% ja üle selle, mis on nagu okei. Tegelikult tuleb, vabandust. Ja teisest küljest see, et kui sul on nagu hästi korras andmebaas ja tõsiselt hea sisu, siis lõppkokkuvõttes on see, et sinu reach võib olla ka täiesti vabalt nagu 100. Jaa. Ehk siis sul ei teki nagu seda probleemi, et ma peaksin kuidagi juurde boostima, ma peaks kuskile nagu raha panema, et rohkem veel neid kätte saada. Maksame Smile'ile veel, et siis äkki mõni kiri jõuab kohale ka. Just. Kliendid ootavad turunduskirju, see on nagu selline nagu okei kanal, kus saata pakkumisi, et kui ma ostan endale e-poest mingisuguse riideeseme, siis üldiselt mu tõenäoliselt teen seda ostu ka hiljem ja kui mulle saadetakse selle sisulisi häid pakkumisi, siis vaikimisi ma nagu eelistan seda sealt kaudu saada. Kui ma ostan endale selle sama riideseme ja siis mulle kirjutatakse Facebook Messengeris, et kuule, tšau, näe, vaata neid pükse ka soovid või ilmselt ma blokeerin selle nagu kontosal ammu ära. Tundub kergelt nii ahistamine. Uudiskirja turundus on põhimõtteliselt ainukene meediakanal, mida on võimalik üks-ühele mõõta. Kui mul on ikkagi andmebaasis on tanelrand@smiley.com, ma saadan sinna kirja. Ma näen, et ta sai selle kirja kätte, ta avas, ta klikkis seal mingisuguse lingi peale, kus olid need punased kummikud. Need samad roosad püksid. Ja ma saan vaadata hiljem ka järgi, kas ta päriselt ka need tooted ostis ja kui ostis, siis ma saan talle saata automaatselt jätkukirja, mis ütleb, et kuule vaata, et siin on see äge lilleline vihmakeep ka, et siis seda ei võimalda mitte ükski teine platvorm niimoodi teha, nagu meilide teel on võimalik saada. Ja räägitakse, et emailiturunduse return of investment või eesti keeles ei olegi mingisugust head väljendit selle kohta, et aga... Nii palju, kui raha sisse paned, tähendab, lähtuvalt sellest, kui palju sa raha sisse paned, kui palju sa tagasi saad. Okei, et see on kuni 40 korda, ehk siis $1 või €1 toob tagasi kuni $40 või eurot, kui seda hästi teha.
ja meilibaas on sinu oma. Ehk siis, kui sinu Facebooki fännileht 50 000 fänniga millegi pärast pannakse kinni, Eestis internetiturunduse grupis näiteks viimasel ajal väga sageli kurdetakse, et küll on mingi Facebook ads blokeeritud, küll ei lubata ühte reklaami üles panna, küll millegi pärast kaob ligipääs ära üldse. Siis meilibaasi puhul, kui mingil põhjusel ei sobi koostöö teenusepakkujaga, sa võid võtta selle baasi välja, see on sinu oma, keegi ei tohi sult seda ära võtta, kui sa oled selle legitiimselt korjanud ja inimestelt on küsitud nõusolek ja sa võid sellega minna teise teenusepakkuja juurde, et see on nagu jällegi suhteliselt ainulaadne. Muidugi emailide puhul miinus on see, et iseenesest kontakti juurde ei teki, kui selle nimel vaeva ei näe. Sellest me räägime natukene järgmistel slaididel, mida teha selleks, et saada endale uusi kontakte. Aga olemasolevatele klientidele on see kõige parem müügi toetamise koht. Siit nendest allikatest pärast saadame slaidid ka, all on toodud allikad, millest me räägime. Viimase aja mõned faktid on see, et meili saatmisel väidetavalt kuni 60% inimesed, kes on nii-öelda püsikliendid, ostavad peamiselt turundusmeilide põhjal tehtud siis nagu sellest ajendist. Kui saadetakse turundusmeile, siis ma lõpuks selle ostuotsuse teen ära selle põhjal, et muu reklaam ei toimi nii hästi. Jah, siin on selles mõttes üks hea number ka kohe juurde, et kui vaadata nagu seda konversiooni, siis meilil on see 3 korda suurem kui mingil sotsiaalmeedial. Ja kui sa arvestad nagu seda, et kui väike nagu kohale toimetab või see reach on sotsmeedial, ehk siis kui palju sa sinna pead ennem nagu raha sisse panema. No just. Maailmas on circa 3,9 miljardit aktiivset meilikontot ja aastaks 2022 eeldatakse, et see kasvab kuni 4,3 miljardini, kui sotsiaalmeedia kasutajaid on circa 2,8 miljardit oli vist viimane kord, et tõenäoliselt kehtib see nagu igal pool enam-vähem nagu üldiselt samamoodi, et kui sa ikkagi nagu tahad võimalikult laia haaratavusega või katvusega turunduskanalit, siis meil on nagu emaili turundus on kõige nagu lihtsam tee, mida minna. Okei, mis veel olulist, kas kirjutaksite chati, et kes teist üldse saadavad meile, kuidas see toimib, kas te olete, me siin nagu uhkelt istume oma selle meiliturunduse mätta otsas ja räägime, et kõik on bueno, aga kas see nagu päris elus ka niimoodi töötab, et võiksite jooksvalt kommenteerida, oleks huvitav teada. Sest jah, siin natukene veel võib-olla selliseid nagu huvitavaid numbreid, et kui Erki alguses mainis seda, et inimesed ootavad neid turundusmeile, siis tegelikkuses kuskil 60% inimesi hommikul esimese asjana teevad mailboxi lahti ja vaatavad, et okei, mida põnevat mulle siis nagu tulnud on. Enne vetsu minekut. Ja, selles mõttes, et sa isegi ei tee oma Instagrami ega Facebooki kontot ennem lahti. Ja teine asi siia juurde veel, et kui me räägime loapõhisest reklaamist, ehk siis seesama meilidest, siis 70% inimesi eelistab saada seda just meili teel, mitte nagu sotsiaalmeedias või ka nagu Erki alguses ütles, et okei, ja siis pakutakse mulle need roosasid kummikuid seal chatbotis. Ja. No mingid faktid veel lihtsalt, jällegi need ei ole selles mõttes kahjuks Eesti andmete põhjal, aga Eestis ongi probleem see, et kui me ütleme, et me saadame 150 miljonit kirja kuus, see on maailma mastaabis ikkagi väga-väga väike maht, et need arvud on pärit suurematest riikidest. Öeldakse, et rohkem kui pooled saadetud meilidest avatakse esimese circa 6 tunni jooksul. Selles mõttes sobib see ülihästi ka näiteks aegkriitiliste pakkumiste saatmiseks, et sotsmeedias ma käin tavaliselt siis, kui ma näiteks tööasju ei aja või siis ongi mingi aeg. Sul blingigi kogu aeg nagu seda, et Facebooki postitati midagi. Oi, ammu enam ei saa endale seda lubada. Ja tarbijad, kes emailidel ostavad, kulutavad kuni 2+ korda rohkem nagu keskmine ostusumma kui need, kes neid pakkumisi ei saa. Seda me oleme näinud ka Eesti klientide puhul, et selles mõttes tasub saata kirju, tasub saata personaliseeritud kirju, kohe räägime sellest paari slaidi pärast ka lähemalt ja see toimib täitsa hästi. Nii, aga kui palju me saadame? No see oli see, et nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik või oli see vastupidi? Äkki või iga päev? Ja 10 korda. See oli üks hästi hea selline nali, et... Meme, oleme tänapäevased. Okei. Aga räägime eesti keeles siis nali. Et saadeti siis esimest korda meil ja öeldi, et wow, me teenime nii palju.
aga kui me saadaks nüüd nagu 10 korda päevas meili, siis me teeniks ju 10 korda rohkem. Kas see nagu ei toimi? Tõenäoliselt küll, jah. Ei toimi? Ei, tegelikult räägitakse, et see on ilmselt ka kuskil siin linkides olemas. Mingi uuring on tehtud erinevates valdkondades. On mõõdetud, kui sageli saatmine justkui nagu on see nii-öelda viimane piir, millal hakkab nagu see valu läbi tekkima. Ja näiteks moe valdkonnas pidi olema see kuni 6 kirja nädalas. Üle selle hakkab tulema liiga palju lahkunuid ehk siis opt-out'e. Aga kuni selleni moeteadlikud inimesed tahavad olla trendidega kursis ja näha neid põnevaid ilusaid asju, siis see on nagu väga okei. Eestis ma ei tea, kes saadaks nagu iga nädal, peaaegu iga päev või 6 päeva nädalas. Kunagi vanasti, kui oli Cherry, no ja. Siis nemad saatsid iga päev ja vist 4 korda päevas. Ma loodan, et mitte kõikidele või sellepärast äkki neid ei olegi enam. Aga öeldakse, et soovitus on turundusmeili nii-öelda sagedus peaks põhinema tüüpilisel kliendi ostutsüklil või profiilil. Ehk siis ala, kui sa oled automüüja, siis ilmselt iga päev ei tasu saata. Aga iga 5 aasta tagant on natuke nadi, et pigem peaks nagu hoidma klienti kursis nende asjadega. Räägime jälle natuke aja pärast, mida nagu saata, kui ei ole nagu midagi saata või ei ole ideid. Siis aru saada. Jah, aga ütleme, et kui nagu eeldame, et see ostuotsus võiks tekkida keskmiselt iga 5 aasta tagant, kui ma uusi autosid müün ja minu see sihtgrupp on uute autode ostjad, siis ma selle 5 aasta jooksul saan hoida seda huvi ja nagu kasvatada nagu siis mingite põnevate pakkumistega nagu enda väärtust siis selle inimese silmis. Mis iganes, mingid muud meiliteel turundajad, teenusepakkujad, juuksurisalongid võiks korra kuus ju saada seda teenust, kuidagi moodi tuleb siis nagu hoida seda sidet. Või kui ma olen mingi e-pood, ilmselt iga nädal kord kiri saata on vist suht selline tavaline. Just selles mõttes, et ja sa saad ju alati pakkuda ka erinevat, kui sa oled mingi suur nagu kaubamaja moodi asi, siis on see, et täna sa pakud ühte tootegruppi, järgmine nädal teist tootegruppi, siis nagu kolmandat tootegruppi. Ehk siis kui sa muidugi kogu aeg nagu iga päev diivanit pakud või iga nädal diivanit pakud, siis suure tõenäosusega see 1,5 minutit nagu lihtsalt enam ei toimi. Just. Kõik on oma diivanid juba ära ostnud. Igas toas on juba diivan. Just. Aga milleks üldse meili saata? Kas näiteks selleks, et kasvatada veebis tehtud ostude arvu, saada lihtsalt inimesi kodulehte külastama, kasvatada lojaalsust, teha brändi tuntust nii-öelda, või kõiki neid muid asju, et see justkui nagu iseenesest vastabki sellele küsimusele, et kui palju ma peaksin saatma. Nii palju, kui mul on midagi põnevat öelda. Just. Me eeldame seda, et need inimesed, kes sul meilibaasis on, nad on ju tegelikult andnud nagu natukene krediiti. Selles mõttes, et nad on andnud sulle oma usalduse, et sa hoiad nende meiliaadressi hästi, ei kuritarvita seda ja saadad neile seda infot, mis neile korda läheb. Kui sa saadad mingit nii-öelda jama, juuli uudiskiri, augusti uudiskiri, septembri uudiskiri ja võib-olla mingit korduvat sisu või meeldetuletusi liiga palju, siis see on selle usalduse kuritarvitamine ja see tõenäoliselt päädib sellega, et varsti mul seal andmebaasis ei ole väga palju huvitatuid kliente. Ja siin on muidugi ka see asi, et tegelikult, kui sul ei ole ka nagu just sel hetkel midagi müüa, aga sa tahad hoida ikkagi inimesi nagu põneval või endaga seotud, siis on tegelikult see, et anna nõu, räägi mingeid huvitavaid nagu lugusid ja katsu kogu aeg selles mõttes nagu seda klienti selles tsüklis hoida, et sa lihtsalt ei muutuks igavaks ja siis see klient nii kukub lõpuks ära. Ja teistpidi on ka see, et ei tohi tegelikult saata ka liiga harva. Isegi kui mul mitte midagi öelda ei ole, siis räägitakse, et selline korra kuus võiks ikkagi saata. Muidu on vastupidine efekt, et inimesed unustavad lihtsalt ära, et oota, kes sa selline oled, et sa mulle kirja saadad ja pigem vastupidi tekitab nagu kaebuseid. Teine asi on, et konkurendid tõenäoliselt, igas valdkonnas on konkurendid, hoiavad, võib-olla toodavad head sisu või hoiavad nagu seda huvi teistmoodi üleval, et mitte nagu kaotada klienti konkurendile, siis tuleb mingi aja tagant ikkagi ennast nagu meelde tuletada. Millal? Nii, kuna te olete kõik nii tagasihoidlikud ja ei taha nagu mitte midagi kirjutada, siis mida teie arvate, millal on kõige parem aeg nagu meili saatmiseks? Vähemalt keegigi võiks midagi kirjutada. Ma kirjutan ise. Kirjutan ise. Teisipäevast 4 hommikul. Jaa. See on,
nagu kõikidel slaididel tegelikult võiks esitada küsimused, millal saata või kui palju saata, siis kõikidel slaididel võiks vastata, oleneb. Keegi teabki teisipäeval ja neljapäeval. Tavaline pakkumine on teisipäevast neljapäevani või teisipäeval ja neljapäeval ja pigem hommikupoole. Lihtsalt sellepärast, et siis justkui nagu räägitakse, et on selline kõige produktiivsem aeg, esmaspäevased toimetused on tehtud, reedel niikuinii keegi enam tööd ei tee. Või kõik teevad veel tohutult tööd ja ei mõtle üldse selle peale. Aga jah, tegelikkuses on nagu see, et kui võtta kokku kõik statistilised andmed, siis lühike vastus ja täiesti õige vastus ongi see teisipäev ja neljapäev. Aga kui nüüd mõelda hästi palju selle peale, et mida te müüte, teenust, toodet, milline on teie sihtrühm, noor, vana, linnainimene, maal, siis kui nüüd süvitsi minna, siis see oleneb nii paljudest erinevatest faktoritest tegelikult. Ehk siis, kui mul on ikkagi nii-öelda business to business, siis ei tasu tõenäoliselt saata laupäeval kirja või siis reede õhtul peale tööd. Kui mul on noored peamiselt, näiteks mingi rõivabränd, siis pigem on noored just sel ajal koolis või tegelevad oma noorte asjadega, kuigi tänapäeval on nutitelefonid kogu aeg taskus. Aga või kui mul on kauplus, siis tasub tõenäoliselt saata nagu niimoodi see kiri välja, et see jõuab enam-vähem sellisel ajal postkasti, et inimesed, kes vaatavad, et kui lahe, nad saavad ka selle nagu ostu teha. Nüüd jällegi COVID-i olukorras on kogu e-kauplemine või kauplemine liikunud e-kanalitesse, et ei ole vahet, aga paljudel juhtudel nüüd täna on mis päev? Kas täna tehti kõik poed lahti? Täna tehti kõik poed lahti. Ma ei tea, kas olid järjekord, ma ei ole uudiseid jõudnud vaadata. Kuskil olid pildid, et tegelikult nagu järjekord ei olnud, aga päris palju inimesi oli. Okei, et siis ma lähen ikkagi ja vaatan need roosad kummikud ise üle, et kui ma saadan sellisel ajal. Sellega seoses on päris hea näide. Meil on üks klient, üks telekom, kes neil agentuur tahtis hirmsasti teha AB-testi ja vaadata, milline pealkiri töötab paremini, et kutsuda inimesed kirja avama ja siis saaks rohkem klikke ja mis iganes uut teenust nad seal pakkusid. Ja kiire, hommikul saadeti kiri välja, paar tundi oli aega, et otsustada. Vaatasime, et see nii-öelda A pool, siis üks kiri sellest nagu nii-öelda testkiri töötas paremini. Olgu, saadame ülejäänud suurele siis andmebaasile, see oli ilmselt 80% kogu baasist, saadame ülejäänutele siis selle A subjektiga kirja. Ja siis lõppes tööpäev, inimesed läksid koju ja võtsid oma postkastid lahti need, kes päeva jooksul seda ei teinud ja lõpuks võitis ikkagi see B-pool märgatavalt paremini. Ehk siis seal võis olla täiesti selline olukord, kus nad ebahuvitavama kirja pealkirjaga saidki vähem avamisi. Et igasuguse sellise testimisega esiteks õppetund oli, et tasub oodata ühe ööpäeva tsükli ära. Ja teiseks ikkagi sa pead teadma, kes on sinu klient, kes on sinu sihtgrupp, millal ta võib-olla tõenäolisemalt avab ja siis tasub ka neid kirju saata. Ehk siis see nii-öelda kuldreegel on tulnud sellest, et jah, nädala keskel, pigem hommikupoole, sellepärast, et siis on see nii-öelda esimene kohvi joodud, vaatan korraks oma postkasti üle ja siis tegelen muude asjadega edasi. Tegelikult siia haakub päris hästi see, mida Erki ennem ütles, et tegelikkuses loetakse suurem osa kirjadest esimese 6 tunni jooksul. Ehk siis nüüd sa pead nagu mõtlema seda, et mis ajaks sa siis enda selle kampaania planeerid. Jälle muidugi lähtuvalt selle, et kellele see suunatud on. Et ma ei tea, kui sul on mingi tööhullud ja sa teed öömüüki, siis on paras aeg nagu õhtu kell 7 seda saata. Siis nad ootavad juba kell 12. Siis on hiljas, siis on lapsed just vahet magama pandud, ei saa autosse pakkida enam, et öömüük. Kui sa teed seda internetis, siis oled sa täpselt see mees, kes istub nii, kui ootab siis kell 12, et nüüd läks pood lahti. See muidugi kõik kehtib selle puhul, kui me eeldame, et see nagu sõnum on ajakriitiline. Ehk siis, kui ma nagu saadan selle välja ja ma loodan, et see nüüd avatakse ja sellele järgneb tegevus. Kui sõnum ei ole ajakriitiline, siis ei ole mitte mingit vahet, mis kell saata tegelikult. See jõuab kohale, kui inimesele postkast ei ole ära ummistunud, siis ta loeb selle sinu kirja läbi, juhul kui see teda kõnetab. Jällegi hea näide, ühe Eesti väga suure e-poega tegime sellise katsetuse, kus siis ma ei mäleta, 6 kuu jooksul me analüüsisime nende andmebaasis olevaid avamisi, tegime sellest need nii-öelda nagu tõenäosuskõverad iga kliendi kohta eraldi, vaadates siis, millal see inimene kirju tõenäolisemalt kõige nagu sagedamini loeb. Mina loengi näiteks õhtul kella 9, sina loed päeval kella 6, mis iganes. Neid just nagu selle konkreetse kliendi turunduskirju.
ja tegime turundusjuhiga nii-öelda nagu kihlveo, et vaatame, kumb võidab. Ja tema plaanis alati sellesse aega, tõenäoliselt oligi kas siis teisipäev või neljapäev millalgi nagu hommikupoole. Hommiku kell 9. Ja meie panime automaatikaga saatma need kirjad siis 24 tunni jooksul. Noh, enamus muidugi olid päeva sees, aga oli ka täiesti palju neid inimesi, kes avasidki öösel kirju. Ja meie pool võitis, aga väga-väga väikese vahega. See võis olla vabalt vea piiris 0,midagi%. Noh, stabiilselt küll oli 0,midagi% paremad tulemused, aga ostudes see nagu väga selles mõttes lõpuks ikkagi ei kajastunud. No, kui siis mõned nagu eurod, et see vaev ei tasu ennast ära, kui on lihtsalt nii-öelda pakkumise kiri, see inimene, keda see kõnetab, ta avab selle niikuinii, ükskõik mis kell see saadetud on või mis päeval see saadetud on. Et kui on ajakriitiline kiri, kuule Tanel, ole hea, saada mulle see raport ära, siis ma pean seda tegema töö ajal, sest peale tööd ilmselt sa seda ei tee. Okei. No nii, päris kiirelt räägin Räägid, sa. Sisu, ehk siis mida saata. No, algses või paar slaidi tagasi viskasime õhku küsimuse, et millal saata ja kui palju saata. No siis oleneb tegelikult sellest, et mida me üldse saadame. Paar mõtet, mida siis võiks saata. No näiteks, kui me räägime e-poodidest või tegelikult üldse sellisest ärist, kus klient tuleb nagu kliendiks, registreerib ennast kliendiks, siis tasub saata talle nii-öelda tervituskiri või tervituskirja seeria. Eesti e-kaubanduse liidu statistikast lähtuvalt tehakse Eesti e-poodides külalisena ostud. Ja võt, mul läheb iga kord see number meelest ära. See oli nagu tohutu suur number selles mõttes, et püsiklient oli nagu hästi väike osa. 5%. Just, et tegelikult kõik ülejäänud on need külalised ja noh, sa tegelikult ei saa siis talle rohkem midagi pakkuda, sellepärast, et võib-olla ta ei tule nagu kunagi enam su poodi tagasi. No okei, ütleme nii, et külalisena tuleb ka jätta meiliaadress, aga iseenesest ei ole õigus talle midagi saata. GDPR-ist me täna küll vist väga ei räägi, aga eraklientide puhul ei tohi mitte midagi saata. Äriklientide puhul on selline hall ala ja tõenäoliselt ikkagi spämm, et seda ei tasu teha. Kui saab selle külalisena ostja kuidagi moodi kliendiks, siis on võimalik talle ka edaspidi neid teavitusi teha ja noh, selline väga ilus, kenasti välja mõeldud ja sisukas tervitusmeil on antud juhul väga relevantne. Noh, kas või näiteks see, et sa saad ju nii mingisuguse teavituse, et sinu tellimus on kokku pandud või sinu tellimus pandi teele või aitäh, et nii ostsid, eks ju. Just. Ja siis, kui sa suudad sinna panna kohe selle sõnumi sisse, et aga tegelikult kuule, meil on sulle kui püsikliendile veel midagi hästi palju paremat, kui sa oleksid meie püsiklient. Aha, okei, et see külaline, et mul on sulle kui püsikliendile. Ja, et see mõttega, et nüüd mine ja registreeri ennast seal kliendiks. Just. Ja siis ma saan midagi hoopis rohkemat, et selle peale tuleb alati mõelda. Ja no jällegi tõenäoliselt järgnevate slaidide peal ka me räägime sellest, et pakuge kupongikoodi, aga see ei ole üldse halb mõte selles mõttes, et kupongikoodi saab kasutada ju järgmiselt ostult. See tähendab seda, et külalisena ostja ongi ju põhimõtteliselt püsiklient ja ta tulebki tagasi sinu poodi seda asja ostma. Kupongikoodi ei pea olema tasuta kaup, see võib olla ka tasuta transport, see võib olla mingisugune soodustus järgmisest ostust või mingi ala 5 eurot järgmisest ostust maha. Ma tean väga palju inimesi, kes sellepärast on läinud spetsiaalselt sellesse poodi tagasi, et selles mõttes see on nagu üks võimalus, mida näiteks tervituskirja panna. No mida veel, kui te teete ka mingeid webinare või koolitusi või mingeid üritusi, kõiki neid üritusi, võiks olla vabalt eraldi sellist tüüpi kiri, mida te saadate, mitte ei saada üldist uudiskirja, kus on sees ka, et ja muideks, meil on ka järgmine nädal mingi webinar sellel teemal, vaid ongi eraldi üleskutse kutsuda inimesed webinarile. Võib-olla isegi siis on üks võimalus, kuidas segmenteerida oma andmebaasi lähtuvalt sellest, millised huvialad teie klientidel on. Ühed tahavadki tootepakkumisi saada, teised tahavad näiteks ainult ürituste kirju saada või mingid muid taolisi asju. No, mida veel saata? Uuest sisust teavitavad kirjad. Noh, meil tuli uus teenus, meie tehnoloogia parenes. Selline uus peatuur või mis siin on, ostsin uued juukselõikuskäärid. Nüüd on teravad ja enam ei kaku. Ja selles mõttes, et sinna juurde räägid siis, et mida sa nende uutega teha saad. Ehk siis kõgu see asi, mis on uus informatsioon, mis annab tegelikult harib teistpidi su klienti. Okei, no nüüd me mõtleme muidugi seda, et
Eestisse, ütleme, et mahud on väikesed ja ettevõtted on väikesed ja mees ja koer firmasid on 90% kogu äriregistri sisust. Et noh, et lisaks sellele, et ma olen juhatuse liige, spetsialist, kes selle töö ära ka teeb, haldan e-poodi, progen WordPressi, olen e-maili turunduse guru, teen raamatupidamist ja koristan ka nädalavahetusel. Ja siis pakendan ja pean nagu laiali ka. Et noh, siis selles mõttes jah, see ei ole nagu lihtne, aga kui sa tahad teha seda meiliturundust nagu hästi sisukalt ja huvitavalt, siis noh, iseenesest mingid mõtteid võib-olla siit nagu saab. Noh, loomulikult toodetega seotud või teenustega seotud kirjad. Minu meelest üks igavamaid valdkondi, mis üldse uudiskirja võib saata, on näiteks trükiteenused. Ja samas ma tean ühte trükiettevõtet, kes saadab väga lahedaid kirju mingitest vingetest projektidest, mida nad teevad, kirjeldavad seda tehnoloogiat, mis printerid neil seal on. Ja seda on nagu lihtsalt niisama huvitav lugeda, kuna ma niikuinii ju seda teenust tarvitan, siis vahepeal tuleb nagu selline nii-öelda brändingu kiri ka, see on just nagu kirst tordi peal, et ma tean, et nad pühenduvad oma sellesse tegevusse ja teevad seda hästi ja noh, miks ma siis pean minema kuskil nurga taha seda sama teenust otsima. Ja teine see on nagu see, et kui ma saadaks sulle nagu kogu aeg nagu seda teemat, et kuule, täna on nagu -10% nagu sellel trükisel ja teine sellel trükisel, siis noh, lõppkokkuvõttes ilmselgelt saadetakse nagu hästi palju, kui me räägime nüüd sellest nagu B2B ärist, eks ju, siis saadetakse hästi palju niisugust sisu, aga pigem just nagu seda, et nagu sa näite tõid, tegelikult saab ju selle asja teha hästi huvitavaks, hästi nagu põnevaks, et ohoo, ma polegi kuulnud, et niisugust asja ka tehakse. Just. Uuringud ja tagasiside küsitlused. Ülivähe tehakse. Me ise oleme nüüd hakanud viimasel ajal alles hiljuti tegema ja no tohutult kulda tuleb sealt, et sellised mured, millega kliendid võib-olla igapäevaselt natukene nagu hädas on, aga noh, otseselt nagu nii hull ei ole, et sellest spetsiaalselt on nagu kirjutatud või helistatud ja siis nagu tagasiside küsitlusest tuleb nagu võib-olla mingi muster välja, et jällegi tasub teha, kui kliendid näevad, et neid võetakse kuulda ja sellele järgnevad ka nagu mingisugused tegevused sinu poolt, siis on ainult positiivne. Jah, kui vaadata tegelikult, ütleme sellise tagasiside küsitluse avamisprotsenti versus tavaline asi, siis ilmselgelt on seal nagu kordades vahed. Noh, miks neid vähe tehakse, nagu Erki ütles, on see, et ega ühtepidi ettevõtjad ilmselt ei taha teada või kardavad teada, et on nagu probleemid. Ja teistpidi inimesed kardavad jälle vastata. Noh, selles mõttes, et okei, kui sul on nagu tõsine jama, siis sa lähed tõepoolest kuskile kaebama, ilmselt tarbijakaitsesse kohe. Aga et kõike selliseid asju nagu ennetada, on sul tegelikult võimalik saada väga head tagasisidet ja teisest küljest sa näitad kliendile seda, et sa hoolid. Just. No ja muidugi uudiskirjad. Igasugused ettevõtte tegevuse, ma ei tea, lahtioleku aegade, mingite erimeetmete või ma ei tea, lepingu tingimuste või asjadega seotud uudised, teavitused. Jällegi väga relevantne asi, mida teha. Noh, hea näide. Ma olen teinud remonti ja võib-olla mind huvitaks, kas see kohalik jäätmejaam on nüüd ikkagi sel nädalavahetusel lahti või mingil järgmisel 1. mail lahti või mitte. Ma ei tea. Siis, kui ma selle koorma olen peale ladunud ja ukse taha sõidan, vaatan, et uks on suletud, noh, siis on nagu ka natukene nagu jama, et kuigi noh, muidugi siis kui mul pärast seda teenust enam vaja ei ole, ilmselt ma siis teen ikkagi opt-out. Noh, jah, aga selles mõttes, et kui sa saadad ka mingisuguseid süstemaatilisi nagu teavitusi sõna otseses mõttes mingite uudistega, siis võib-olla mul teinekord on ikkagi vaja ja ta jääb mulle silma. Ja. No, mida veel paljud ettevõtted teevad, eriti suured kasutavad näiteks sisekommunikatsiooni saatmiseks. Jällegi, esiteks hea viis hallata neid liste, tõenäoliselt see uueneb automaatselt. Hea viis näha, kas nagu sinu töötajatele need teemad lähevad korda, mis ettevõttes üldse toimub ja noh, samamoodi nagu justkui selle tagasiside põhjal, milliseid uudiseid rohkem loetakse ka õppida, mida siis seal võib-olla järgmine kord kirjutada, et see on päris selline hea asi. Aga mis on siis meie hinnangul hea ja müüv kiri? Kõik -90%. Ja no oleneb, mis on müüdaga. Jah, selles mõttes suhteliselt nagu keeruline küsimus, eks ta läheb jälle tegelikult kõikide nende steppide peale nagu tagasi, et mida sa pakud, kellele sa pakud just. Ja millal sa pakud. No just, et
meie poolt on justkui nagu selline rusikareegel või nagu see nagu soovitus on see, et kiri peaks olema lihtne ja igas kirjas peaks olema võimalikult vähe müra ehk siis nagu hästi relevantne. Mida relevantsem, seda parem. Ehk siis, kui mul on nagu üks sõnum, siis ma saadangi selle ühe sõnumi ära ja loogiliselt jõuan selle sõnumi lõpuks siis mingi call to action'ini, mida ma soovin, et klient teeks. Kas ta siis vastaks sellele kirjale, teeks mingisuguse tegevuse, teeks oma tellimuse, klikiks siia lingile, teeks selle broneeringu või registreeriks ennast sinna üritusele või loeks edasi seda uudist kuskil kodulehekülje peal, et kui mul nagu otseselt ei ole vaja rohkem midagi sinna panna sellesse kirja, siis ei ole soovitav seda ka teha. Mida lihtsamad kirjad, seda mõnes mõttes paremini toimib. Segmenteerimisest ja personaliseerimisest räägime kohe natukese aja pärast, mida täpsemini sihitud kiri. Mina ikkagi tõenäoliselt natukene võib-olla huvitavad näiteks mind ühesugused reisipakkumised ja siin natuke teistsugused reisipakkumised. Kui sina kui teenusepakkuja suudate meid eristada ja saata meile sobivamaid pakkumisi, siis on tõenäosus, et me neid ka loeme väga palju suurem ja tõenäosus, et me lõpuks ka nagu lugemise tulemusena ostame selle reisipaketi on nagu väga palju suurem. Aga no nii, kujundus, see tuleb siia eelmise slaidi juurde, et aga mida me siis nagu saadame või kuidas me selle tegelikult nagu ära pakendame, see on kõige olulisem. Jah. Sul on võimalus saata. Disain peab olema ilus. Jah, aga kui me kuulame viimase aja nagu spetsialistide soovitusi, siis tegelikult tee puhtalt tekstipõhine kiri näeb välja nagu... Mina kirjutaksin otse sulle. Just. Ja ilmselgelt ma nagu reageerin ka sellele kõige paremini. Küsimus on iseenesest muidugi siin see, et kas sa suudad seal edasi anda oma roosad kummikud. Ei, selles mõttes, et ei... Kirjutad nagu täpse kirjelduse, mis materjalis see on ja siis niimoodi 5 korda järjest, kui sul on erinevad värvi kummikud. Jaa, vikerkaare värvilised kummikud. Okei. No mu lapsel on sellised, aga jah, jällegi, kui me räägime siin kirja sisust, pealkirjast ja kujundusest, siis on mingid nii-öelda rusikareeglid. Jällegi te võite vastu veelda siin kohe jooksvalt või kaasa mõelda. Esiteks, kõige tähtsam asi kirja puhul on pealkiri. Pealkiri on see, mis paneb avama ja mida nagu täpsem pealkiri, seda paremini ta avama paneb. Vabandust. Jah, tegelikult võid ju ka mingi hullu intriigi üles tõmmata. Nüüd sinu see nali, mida sa kõikidel seminaridel räägid ja kui te olete juba kuulanud meie oma, siis see on ilmselt juba 50. kord. Jaa, aga see on ka väga... minu jaoks eluliselt hea näide, sellepärast, et ma läksin selle ohvriks ja ma ei ole seda enam kunagi varem või hiljem teid, aga vanasti SEB Pank pakkus sellist teenust, et tuleb postkasti kiri, kui toimub laekumine kontole ja tuligi selline kiri laekumine kontole. Ma läksin kohe vaatama, et ma ei oota ju tegelikult mingisugust rahalaeva kuskilt, et kes see mulle siis ülekande tegi ja läksin õnge, sest et see oli tegelikult turunduskiri, kus sees oli nii hea pakkumine, mis on justkui nagu laekumine kontole. See oli nagu põnev, pani naeratama, aga teisest küljest natukene ikka olin pettunud, sest et päriselt mul ei tulnud sinna raha juurde arve peale. Aga selles mõttes... Sisu peab minema pealkirjaga kokku, ei tohi petta. Jällegi mingi teine näide, kus üks tuli kiri, mille pealkiri oli, et kuule, et lähme kohvi jooma ja lähen vaatan, kes see on, kes see siis kutsub kohvi jooma ja tuleb välja, et see on mingi kaubamaja osakond avas seal kohvimasinate ala, kus olid sellised paari tuhande eurosed kohvimasinad, mida mulle antud hetkel vaja ei läid. Pigem jällegi ma olin nagu pettunud selles. Põnev, intrigeeriv pealkiri, aga sisuga selles mõttes otseselt kokku ei läinud ja kui me nägime, mis oli meie klient ka, me nägime, et avamise protsendid olid head, siis lõpuks me saime teada, et ega sealt ostusid nagu tegelikult ei tulnud, Jah, mõte on nagu selles, et kui loomulikult on nagu soovitav mõelda, et su uudiskiri ei olekski selline, nagu Erki ütles, et jaanuari uudiskiri ja veebruari uudiskiri ja siis on juba detsembri uudiskiri ja siis kui järgmine aasta tuleb jälle jaanuari uudiskiri, siis ei tea, kas see on nagu see sama või see on see eelmine. Et loomulikult võib seda nagu intriigi teha ja loomulikult peab olema loov ja põnev. Aga sa ei tohi selles mõttes nagu selle sisu ja pealkirjaga nagu täiesti siga ja kägu nagu teha, ehk siis üks läheb nagu ühte suunda ja teine on hoopis midagi muud. Aga olgem ausad, pealkiri on põhimõtteliselt ainuke võimalus, kuidas inimene seda minu kirja avama saada, välja arvatud, kui ei ole väga nagu tuntav.
tuttav saaja. Siis, kui ikkagi mulle vanaema kirjutab, siis ma avan selle kirja 100% juhtudest, vaatamata sellele, et seal on see järjekordne ketikiri saada sedasi 5 sõbrale või muidu juhtub midagi halba, või kassipildid. Aga kui on, saaja on kes iganes ja pealkiri on hea, siis ma tõenäoliselt selle avan, edasi sisu peab olema pealkirjaga koos. Pealkirja puhul räägitakse, et optimaalne võiks olla selline 10-20 tähemärki, see saab kõige paremad avamise tulemused, natukene üle selle, mis ta on mingi selline 4-6 sõna. Ja natuke üle selle. Osta kohe. Ja nüüd. Või muidu. No, saigi 5 sõna kokku. Üle selle võib olla ka tehnilisi probleeme, kuna neid igasuguseid, erinevaid meilitarkvarasid on ju palju ja ekraanide laiused või need nagu alad on erineva laiusega, siis... Ja, kui sa pika romaani kirjutad, siis sa näed tegelikult lõppkokkus ikkagi oma 3-4 sõna ja kui sa ei suuda tegelikult seda põhipointi sellega nagu edasi anda, siis lõpp läheb kaotsi. Ja on olemas selline asi nagu nii-öelda pre-header või nagu eelvaate tekst, mis paljudes meilitarkvarades või meiliteenuse pakkujates nagu ka Smile'is näiteks on võimalus lisada. Kui mul nagu pealkirjast teeb väheks, panen oma 4 sõna sinna ära, aga ma tahan nagu natukene öelda veel, ma ei tea, viimased kohad nüüd, registreerimine kuni täna õhtul kella 8-ni, siis ma saan seda eelteksti ka kasutada. 100% meilitarkvarasid seda ei toeta, aga ikkagi suur enamus toetab, kaasa arvatud kõik need, keda Eestis kõige rohkem kasutatakse ja üldse nagu nii-öelda arenenud maades kõige rohkem kasutatakse ja ka mobiiliäpid, et ma saan nagu justkui selle sõnumi ikkagi nagu pikendada, selle asemel, et seal on muidu tavaliselt näha, et vaata seda kirja veebis või lahku siis kliki siia. Või siis nagu, et kui pilt ei näita, siis laened alla. Et see on nagu võimalus, kuidas seda nagu avamist veel edasi saada. Ja siis, kui kiri on avatud, siis alles saab hakata tööle see kirja sisu ja kujundus, mis siis hakkab mind kõnetama ja võib-olla ma hakkan siis nagu alles edasi lugema ja klikkima ja ostusid sooritama. Jah, Eesti turundajad soovitavad, et sisu peaks olema võimalikult nagu lihtsakoeline, siis nagu öelda. Lihtne, ütlesime meie ka, aga lihtsakoeline, tõesti nagu mina kirjutaksin sulle ja see ühest küljest on hea soovitus, sellepärast, et Eestis näiteks enamus postkaste on Gmailis. 60% oma kirjadest saadame me täna Gmaili ja Gmail jälgib väga inimeste interaktsioone või tegevusi, et kui ikkagi, ma kirjutan justkui nagu personaalselt ja ärgitan sind midagi selle kirjaga tegema, siis see võib juhtuda, et tuleb mul isegi inboxi, mitte ei lähe pakkumist alla, kuhu tavaliselt pakkumised lähevad. Meil tuli küsimus. Ja siis see nagu ka Gmaili mõistes väärtuslikum kiri, mida nagu selles mõttes edaspidi ka ei panda rämpsposti kausta näiteks, kusjuures ka nagu personaalselt kirjutades võib-olla nagu see sõnum või sisu on nagu, selles mõttes nagu inimlikum, et ma ei pöördu nagu robotina sinu poole või nagu ettevõtte suure peakontorina, vaid ma pöördungi nagu, tere, ma olen Erki Smile'ist ja ma kirjutan sulle sellepärast, et mul on nagu midagi sulle tähtsat sinu jaoks olulist öelda. Ja kui võimalik, siis tasub sisus kutsuda ka üles inimest nagu mingit tegevust tegema. Üks asi on muidugi avama või need üritusele registreerima, webinaril osalema, aga kui ma nagu osta soovitan, siis ikkagi nagu klikkida sinna lingi peale või vasta mu kirjale, et kuule, et ütle mulle, mida ma saaksin paremini kirjutada või kui sa soovid seda tellimust kinnitada, siis vasta mulle. Et jällegi see tõstab nagu tehniliselt või tehnoloogiliselt selle nagu kirja väärtust nende postkasti teenusepakkujate silmis. Ja kujundus mõnes mõttes on teisejärguline. See otseselt ei määra midagi, välja arvatud, kui eksida selliste asjade vastu nagu näiteks, et mul on liiga palju pilte, siis see võib nagu minna natukene spämiks. Soovitatakse tegelikult niimoodi, et teksti rohkem, ütleme niimoodi, et 60% teksti, 40% pilte. Katsuge alati hoiduda sellest, et te kirjutate kõik oma informatsiooni mingisuguse päise bänneri peale. Kampaania kestab nii kaua, osalesemaks tehke seda, allahindlus on selline ja siis alati on võimalus postkastis endal pilditide kuvamine välja lülitada. Ja kui te olete kogu selle info sinna pildi peale pannud, siis paraku juhtub nagu see, et kiri koosneb punastest ristikestest ja kogu see vajalik informatsioon, mille te sinna pildi peale panite, jääb kliendil saamata. Kogu see vajalik informatsioon, mis seal jaluses on, see loobu uuskirjadest tõuseb sinna üles ja ongi kõik.
jah, et jah, selles mõttes kujundust ei tasu üle utreerida. Jälle hea näide, kus me ühe kliendiga, kes ei uskunud, et disain ei ole oluline, tegime testi niimoodi, et poolele baasile saatsime siis väga vingelt disainitud ägeda HTML kirjapõhja, kus olid mingid taustapildid, tekstid. Taustapildi peal on pilti ja siis on veel nagu mis iganes imelised fondid ja kõik asjad ja siis seal kõrval oli nii... Vaatamata sellele, et pildid olid välja lülitatud, oli ikka kogu sõnum näha ja just seal kõrval oli siis suhteliselt tavaline, tüüpiline, lihtne nagu kiri kokku pandud toode, tekst, ei ilma igasuguste lillekeste ja lumehelbekestega, mis taga nagu lendasid, siis ütleme sellele, et jah, ta ilmselgelt nagu nägi ilus välja, aga kui me mõtleme seda, et kui palju sealt siis nüüd tegelikult neid klikke või siis interaktsioone tekkis ja edasi nagu oste, ostude koha pealt ei oska öelda, aga nende interaktsioonide seisukoha pealt tegelikult on mingit vahet. Jah, pigem isegi oli selle lihtsama kirja kasuks. Just, et kui sa suudad selle sõnumi anda edasi konkreetselt, lühidalt, mitte laiali valguda, ehk siis, et algan nagu ühest asjast ja lõpetan nagu mingist muust teemast, siis tegelikult see ongi kõige olulisem. Just, see on kõige olulisem, täpselt. Paar soovitust pealkirja kohta. Vahepeal tuli küsimus, kuidas ja kust saab preheaderit. Kui me räägime Smile'ist, siis see käib selle kirjapõhja redaktori vaates. Kui sa template'i muudad seal on nupp preheader või eeltekst ja sealt saab igale template'ile selle lisada hõlpsasti. Kui me räägime mingitest muudest platvormidest, siis suure tõenäosusega seal peaks olema ka kindlasti see võimalus, et sa saad seda eelteksti nagu kasutada. Kas ka template'i juurest või siis kirja loomisel tõenäoliselt subjekti kõrval võib olla ka kastikene. Aga seda tasub kasutada küll, kas või nagu testida. Teemaridadest rääkides, intrigeerivaid teemasid, kusjuures me rääkisime eelmine nädal e-kaubanduse liidu seminaril hästi nagu põhjalikult sellest, kuidas kirja üles ehitada niimoodi, et seda nagu maksimaalselt avatakse. Ja seal oli väga vingeid näiteid, kuidas näiteks subjekti koostada lähtuvalt siis nagu olukorrast või kuidas seda preheaderit kasutada. Me paneme selle enda YouTube'i kanalisse ka üles varsti, et kui te viitsite, vaadake, seal on ka samamoodi allikad kenasti olemas, kus oli väga ägedaid näiteid. See oli tegelikult nagu valemitena välja kirjutatud see, et kui sa tahad saavutada sellist asja, siis sa peaksid kasutama pealkirja puhul sellist loogikat. Jah, üritusele kutsumise erinevad nagu pealkirja vormid mingid, ma ei tea, tootekirjadele, mingitele muudele kirjadele. Aga jah, näiteks soovitus, kas viska õhku mingi küsimus pealkirja sees? Kas sa tead? Kas tasub osta? Nii peal, kui sa ostmise peale läheb, siis läheb juba niisuguseks natuke kahtlaseks, aga jah, katsu nagu tekitada inimesesse huvi, et miks ma peaksin selle avama. Kui ma tegelikult esitan mingisuguse küsimuse, see juba on natukene intrigeeriv. Aga mida ma siis nagu sealt saan? Või siis ütle midagi ootamatut. See on nüüd natukene see sama ohtlik tee, et pealkiri ja sisu peavad ikkagi kokku minema, aga kui ma kuidagi suudan seda öelda niimoodi natukene nagu nurga tagant, et nagu põnevalt, siis ma võin saada selle inimese selle kirja avama ja tal ei ole endiselt nagu ikkagi halbu või valesid eelduseid seda avades. Muidugi jah, tekita soov vastata. Lisaks sellele, et ma küsin küsimuse, et võib-olla nagu ma väidan midagi, mis tundub, et okei, et mis see on, et ma soovin nagu teada ja siis võib-olla nagu oma arvamust avaldada. Pealkirja personaliseerides saab seda paremini avama loomulikult. Tere, Tanel, väga lihtne. Just, ja selles mõttes, et ilmselgelt see toimib mulle märksa nagu paremini kohe, kui lihtsalt see, et Jude. see kusjuures võiks päris huvitavalt toimida küll. Ja okei, selles mõttes võib-olla see on nagu liiga familiaarne. Aga mitte ainult nime, sellepärast, et see hakkab natuke vanaks minema, seda kasutatakse päris palju, eriti need, kes on saanud just teada, et teemarida tasub personaliseerida. Ja kui ma saan nagu 10 korda järjest nagu tere, Tanel, ma saan aru, et sa tahad olla nagu minuga personaalne, aga ma ei tea, siis mõtle nagu selle peale, et võib-olla sa kasutad seda tere Tanelit kuskil kirja sees näiteks, et sa seda pealkiri on nii suhteliselt lühikene, nagu me ennem rääkisime. Ja kui sa paned tere Tanel ja nüüd mul on sulle mingi täge pakkumine, siis lõppkokkuvõttes jah. Asukoha põhjal näiteks, kui on füüsiliselt, Tallinna elanik. Kui on füüsiliselt näiteks teenuse osutamise või kaupluse asukohad, siis
kõige lihtsam viis oleks saata kirju lähtuvalt oma klientide elukohast. Võib-olla on kauplustes natukene erinev valik, võib-olla on mingisugused kaupluste kohta erinevad ainult sulle sellel nädalavahetusel, kallis Narva elanik, on meie poes need pakkumised. Ehk siis tegelikult see annab jälle natukene sellist nagu personaalset otsa juurde, ilma selleta, et sa seda Taneli paneksid. Jah, seda küll. Täpselt nii. Noh, muidugi igasuguse, kas siis sirvimise ajaloo põhjal või ostu ajaloo põhjal, nüüd me hakkame jõudma natukene nagu sinna nii-öelda Püha Graali maale, kus kui ma suudan leida mingi mustri sellest sinu käitumisest, ostukäitumisest või minu veebilehel ringi vaatamise käitumisest. Ja siis ütle kohe see nagu julgelt välja ka, et jõu Erki, ma nägin, et sa vaatasid need naiste suppükse, ostad ära vää. No ikkagi jah, emadepäev on tulemas. Aga Eestis mõned meie kliendid suudavad täna teha üks-ühele personaliseerimist juba. Ja noh, see ei tähenda ainult nagu sisu personaliseerimist, aga kui subjekt peab olema personaliseeritud. Et see, kui ma ikkagi saan selle kirja, kus on tõesti need, kuule, vaata need supppüksid, mida sa emadepäevaks vaatasid, on täna -50% soodukaga, siis noh, küll see on päris pikk subjekt, aga jah, ma lähen ja ostan need ära. Või noh, näiteks see kas või, et kui me räägime kas või filmidest või raamatutest, siis põhimõtteliselt saaksin ma sulle öelda, et tere Erki, sinu lemmikud ulmeraamatud või kokaraamatud on nagu täna niimoodi ja tegelikult kellelgi teisel on see, et tere Tanel, sinu nagu kudumisraamatud on täna sellised. Et noh, mis tegelikult võtab kokku just selle, et mis iganes sinu huvialade järgi on tegelikult veel parem personaliseerida. Täpselt nii. Noh, näiteks seadmete järgi, mida kasutatakse tavaliselt meilide lugemiseks, kas sa oled pigem mobiilses seadmes või nii-öelda töölaua programmis, seal on juba võimalik väga erinevat moodi ka sisu personaliseerida, kas siis hoidagi natuke lihtsamalt, et kerimist ei oleks vaja palju teha või siis võib-olla saan natuke suuremaid pilte panna või noh, midagi. Või siis näiteks mobiiliversioonidel üldse sellisugust pilte ei olegi. Jah, täpselt. Jällegi mingisugune faktoid selle kohta, et eriti peen nimetus. Personaliseeritud teemarea puhul avatakse circa 26% rohkem kirju. Meie oma Eesti näidete puhul me võime öelda seda, et jah, avatakse ka paremini, kui on personaliseeritud teemarida või sisu, aga me oleme näinud pigem seda, et isegi kui inimesed avavad kirju samamoodi, siis personaliseeritud sisu puhul pigem kaasnevad sellega ostud või siis suuremad ostusummad. Jube mitte ainult ühe kliendi puhul, aga vähemalt 3 kliendi puhul ma tean seda, kus hakati saatma personaliseeritud pealkirja ja sisuga kirju ja kui enam-vähem avamisprotsendid jäid umbes samasse auku, noh ikkagi need inimesed, kes tavaliselt lugesid, need lugesid ka edaspidi, siis need, kes lõpuks nagu selle sisu põhjal tulid ostu sooritama, ostsid 3-6 korda suuremas summas. Ehk siis tegelikult sul on võimalik ühe nagu väga hästi tehtud ja täpselt sihitud kirjaga juba teenida nagu mitu korda rohkem raha. Et see on nagu iseenesest ju see, miks me seda asja teeme. Noh, mitte nagu, et ilus on neid uudiskirju disainida, vaid ma ikkagi nagu teen mingi tärgi ja tahan raha teenida. Kui minu nagu eesmärk on tegelikult jagada informatsiooni ja uudiseid, noh, ega siis see ei ole ka vale selles mõttes, et kui me mõtleme näiteks... Noh, riik näiteks teeb seda. Meedia välja. Meedia müüb ka reklaami. No ja okei, nad müüvad reklaami, aga selles mõttes, et ta annab sulle ju tegelikult põhimõtteliselt, noh, okei, klikimagnetina on ägedad pildid ka head, aga kui sa näiteks telefonist loed, siis sa ilmselgelt vaatad tegelikult nagu selle teksti pealkirjad läbi, ehk siis informatsiooni tahad saada. Jah. Okei, no paar soovitust veel eelteksti kohta. Kui subjekt oli soovitavalt 10-20 tähemärki, eeltekstil on rohkem ruumi, 40-140 isegi. Osades tarkvarades läheb see 2 rea peale, et selles mõttes jällegi hea. Saad oma pealkirja pikendada mõnusalt. Täpselt. Call to action ei pea olema nupp alati, see, nagu me ütlesime, võib olla mingi tegevusele üleskutsumine, kirjale vastamine, kui see on läinud pakkumiste kausta või rämpsposti kausta, siis kuule, ole hea, tõsta see ära, et aitad nagu edaspidi seda paremini kohale jõuda. See võib olla vabalt mingi tekstilink või pildis peale pandud link üldse, et selles mõttes, ütleme nii, et vormiliselt ei ole mingit vahet. Näed, tore, kädi leidiski eelteksti üles, super. Juba kellelgi oli kasu tänasest üritusest. Vähemalt ühel. Aga
üks võib-olla kokkuvõte veel selle slaidi kohta on see, et me tänased näited on pigem nagu business to customer segmendist või valdkonna ettevõtetele sobivad. Business to business puhul päris nii ei toimi. Business to business puhul me oleme näinud, et pigem on nagu selline üks-ühele suhtlemine isegi võib-olla olulisem. Et Eestis neid ettevõtted, kellel on business to business kliendibaasid, nendel on tavaliselt ka müügihaldurid või mingi kliendihaldurid või projektijuhid, kes suhtlevad otse. Aga jube äge oleks, kui ma suudaksin selle ütleme siis nii-öelda kliendihaldustarkvara või müügitarkvara siduda ära ka oma turundusega ja panna need infot omavahel nagu selles mõttes kokku, andmeid vahetama, siis ma saaksin teha võib-olla oluliselt täpsemini turundust, mis kõnetaks seda klienti paremini ja turunduse sisendi põhjal saaks minu kliendihaldurid või müügihaldurid teha pealemüüki, mida ma muidu võib-olla ei oska tühjast kohast teha. Me oleme paari kliendi puhul teinud, kes kasutasid mingit mis iganes Pipedrive'i või Scorot või mingit muud CRM-i, sidusime need ära. Tänapäeval kõik ju käib põhimõtteliselt klikk, nagu IKEA mööbel ja pusle. Aga andmebaas on kogu aeg sünkroonis, tuleb uus klient juurde, see jõuab kohe ka turunduse baasi. Kui saadetakse turunduskiri, siis kõik tehtud avamised ja klikid, näiteks ka selle infoga, mis tootele klikiti, jõuavad tagasi selle kliendikaardi külge. Niimoodi, et kui müügijuht võtab selle kliendikaardi ette, vaatab, ta on vaadanud neid golfikeppe. Just. Siis, või kui me räägime B2B, siis ilmselt nagu mootoreid, torusid ja mingi nagu raske tehnika. ja kui mul on näha, et need golfikepid või mutrid on parasjagu sooduspakkumisega või ma saan nagu sellele kliendile teha mingi teada hinda, ma võtan taga ühendust ja ma teen selle müügi ära. Ja vastupidi, kui ma nagu saan müügitarkvarast kätte, et sellel kliendil on mingisugune selline kliendigrupp või selline nagu huvi, ma saan sünkroniseerida selle info tagasi sinna turunduse baasi, seeläbi täpsemini sihitud kirju saata, siis see on nagu selles mõttes tegelikult see, kuidas business to business puhul see asi võiks lõpuks töötada. Ja veel viimane asi. Ja veel üks asi. Okay. Ehk siis klikk ei võrdu tegelikult raha. Kui ma saadan kirju ja põhimõtteliselt, mida ma saan mõõta, me rääkisime alguses ka sellest nii-öelda reach'ist. Ma mõõdan ainult avamisi ja klikke, siis tegelikult see ei näita ära palju ma päeva lõpuks selle kirjaga raha teenin. Kui me juba korra mainisime. Ilmselt nagu keegi ikka, kes nagu sinna toote peale klikib, kui ma vaatan nagu statistikast, et osasid kommikud on nagu 1000 korda klikitud, siis suure tõenäosusega mõni nendest 1000 ju ostab ka selle kommiku. Jah, võib-olla küll, aga see on kõhutunne, vaata. Seda küll. Ja, et kui me siin rääkisime, et müügitarkvara võiks ära siduda turundustarkvaraga, siis jällegi nii ka business to business kui business to customer puhul võiks ära siduda meilide tarkvara võib-olla kassasüsteemi või raamatupidamistarkvara või e-poega, mis tähendab seda, et ma saan äkki e-poest hõlpsasti tooted oma kirja, saan personaliseeritud tooted välja saata, ma saan kõik avamised tõmmata mingisse kliendi haldustarkvaras, Meil on mõned kliendid teinud niimoodi, et nad tõmbavad sellistesse andmete visualiseerimise tarkvaradesse nagu ClickView või Google Data Studio või Microsoft Power BI, tõmbavad kõik need nagu erinevad mõõdikud kokku ja siis nad näevad päriselt ära, millised on kõige nagu paremad kliendid, millise kirja peale kõige paremini tullakse, millise kirja peale tehakse kõige rohkem oste või tekib kõige rohkem liiklust näiteks veebi. Lõpus näitame slaidi peal ka paari nagu seda tarkvara lähemalt, et... siis lõppkokkuvõttes tegelikult kogu su edasine tegevus või kogu su nagu pidev tegevus peab ju baseeruma mingil analüüsil. Ehk siis, et kui sa teed, ilmselgelt on hästi palju ka selliseid ettevõtteid, kellel ei ole seda võimekust ja siis sa pead seda tegema päris palju kõhutunde pealt, aga tegelikult on ikkagi see, et sa saad ju vaadata, et seekord mul selle pealkirjaga ei läinud nii hästi, ma proovin nagu teist lähenemist ja ma teen kogu aeg step by step neid mingisuguseid otsuseid enda jaoks, kuidas see asi nagu töötab. Just. Üks näide ka, kuidas pealkirju on tehtud, jällegi see ei ole Eesti näide, aga siin on hea lahe pilt sellest, välismaal kasutatakse päris palju emotikone ja Eestis võiks seda ka proovida. Jällegi tuleb olla aus, et need nagu pildikesed on siin ikkagi teksti sees päris kenasti nagu haaratavad. Ja nad on selles mõttes hästi ka seotud nagu selle pealkirjaga, mitte see, et osta endale päikseprillid ja siis on seal lumemees näiteks. Ja, just.
et seda tasub ka proovida, aga jah, jällegi ei tasu üle pingutada. Nii, me oleme nüüd emaili turunduse gurud. Me teame, kuidas teha ideaalset uudiskirja. Me oleme kõik valmis teinud. Aga meil pole ühtegi kontakti. Mitte kellelegi saata mitte midagi. No, meie soovitus on see, et emaili aadressi tuleks hakata koguma esimesest päevast peale. Enne kui ma hakkan oma äriga pihta, ma hakkan koguma juba neid huvilisi, kes tahavad selle äri kohta saada infot. See on see, kuidas kõik need startupid alustavad. Nad panevad kõigepealt üles mingisuguse maandumislehe, kus on suur kastike liitu uudiskirjaga, saad kohe, ole kursis kohe, kui me lansseerime. Ja isegi kui sul seal ei ole mitte mingisugust sõnagi tegelikult sellest tootest. Ikka peab olema, miks nad muidu tahavad? Ei, no selles mõttes, et see on umbes niimoodi, et meil tuleb mingi äge asi, aga sa ei ole seda nagu tohutult peenelt lahti kirjutanud. No, täna sattusin ühe sellise asja peale, kus öeldi, et see oli mingi tehisintellektil põhinev copyrighti süsteem. Ja põhimõtteliselt on see maandumisleht selline, et meil tuleb varsti AI generated copywriter. Ja kui sa tahad olla esimeste seas, siis jätas juba meiliaadress. No võt, väga hea. Võimalik on meilibaas ka osta endale. Ei pea hakkama koguma esimesest päevast peale, aga see on viimasel ajal väga halb. Jällegi, customer puhul tegelikult seda teha ei tohi, GDPR ei luba. On olemas selline asi nagu natukene nagu see hall ala nagu õigustatud huvi. Kui sa oled minu käest ostnud kunagi, aga otseselt ei ole seda linnukest peale pannud, et sa soovid uudiskirju saada, siis ma tegelikult GDPR järgi tohin sulle saata samaliigilisi kaupu või teenuseid. Aga kui sa seda teed, siis selle peale ei vaadata hästi, pigem blokeeritakse ära nii need Smiley või MailChimpi või muud kontod, andmekaitse inspektsioon võib hakata asja vastu huvi tundma. Ühesõnaga probleeme tuleb sellest ja igasugune internetist korjamine on nagu väga no-go, et seda ei luba keegi. Ja. Vanasti sai rentida andmebaasi, näiteks selline, et sul on oma Telia pakkus oma Hoti andmebaasi, aga nad panid selle teenuse kinni ja Roosa Elevant tegelikult on tubli. Nendel on täitsa korralik andmebaas, aga jällegi ise nagu sellega pihta hakkamiseks võib-olla ei ole alati nagu kõige parem viis. Et jah, pigem nagu see, et korjake Facebookist endale, tehke see sama maandumisleht, isegi kui teil e-poodi veel valmis ei ole. Katsuge selles mõttes nagu hakata vaikselt nagu peale. Sõbrale soovitamised, igasugused sellised, võib-olla nagu alguses tasub teha neid mingi tarbijamänge. iPadi loosimine on nagu on. Lihtsam oleks äkki pakkuda enda tasuta teenust või toodust, et selle vastu niikuinii nendel, kes siis liituvad, on huvi, siis need on ka nagu kasulikud kontaktid. Need, kes lihtsalt iPadi tahavad saada, need ei ole kasulikud kontaktid. Aga paar soovitust, kuidas seda nagu enda andmebaasi kasvatamist, siis enda andmebaasi kasvatamisele kaasa aidata on muidugi see sama, millest me alguses ka rääkisime sisu peatüki juures, ehk siis loo kvaliteetne emaili suhtlus. Kui see on nagu huvipakkuv ja see on relevantne, siis see tuleb iseenesest. Meie hakkasime enda uudiskirja saatma selle aasta, lubasime 1. jaanuarist, aga saatsime tegelikult veebruaris esimese uudiskirja ja meil oli 2 liitujat sel hetkel. Võib-olla 20. oli natuke rohkem. Täna on 300 peaaegu. Ja, just. Et me oleme selle üle väga uhked, sest et kuskilt peab pihta hakkama, jah. Ja iPadi me ei ole selleks pidanud välja loosima ja need on tõesti huvitatud kontaktid. Igasugused müügivihje magnetid, mida üles visata nende liitumisvormide peale, et kas siis mingi tasuta õppevideo või e-raamat või mingisugune kirjaseeria, ma ei tea, kunagi väga kuulus Peep Laja hakkas tegema selliseid kirjaseeriaid nagu need mingid palkmaja tootjatele näiteks, et kuule, kuna sa oled siin koduleheküljel, siis sind huvitavad millegipärast palkmajad. 10 nõuannet, kuidas näiteks hooldada oma palkmaja läbi aasta või mis iganes. Või näiteks mingid soovitused, et kuidas, või head näited, kuidas me seda palkmaja teeme. Ise oma saekesega saime selle puu maha ja laasime. Iiglava tohutu pikk seeria on ilmselt. Aga konsultatsioonid, e-raamatud, kui te neid asju teete, see on väga lahe asi, mida anda siis nagu vastu selle tähelepanu eest, mis klient teile osutab uudiskirjaga liitumise puhul. Just. Ja. Kui teil on mingid muud sotsiaalmeediakanalid, näiteks see sama Facebooki leht või Instagrami leht või mingid, mis iganes TikTokid,
Eestis vist juba on mõned ettevõtete TikTokid, et tasub risti kasutada neid kanaleid selleks, et saada sealt jälgijaid ka emaili listiga jälgijateks. Tehke sinna mingisugune kampaania, pange sinna üles link liitumisvormile. Jõu, kuulge, meil on ainult uudiskirjaga liitujatele mingisugused spetsiaalsed pakkumised, mida kuskil mujal ei ole. Ehk siis sealt kaudu te saate jälle nagu seda probleemi nagu vähemaks, et kui ma järgmine kord Facebooki postitan, siis ma vaatan, et mul on 3 laiki. Just. Kusjuures on väga hea soovitus, et miks üldse inimesed tahaksid olla mingist pakkumiste listis, aga võib-olla see pakkumiste list ongi privilegeeritute list. See, kuhu jõuavad kampaaniad enne teisi, eriti veel, kui tooteid on piiratud hulgal, see, ehk siis sa hoiad nagu oma püsiklienti paremini kui muudes kanalites, nii-öelda juhuklienti. Võib-olla on seal alati mingisugune toode, mis on eksklusiivselt ainult uudiskirjaga liitujatele, võib-olla seal on mingi hind on natukene parem või mis iganes see nagu nii-öelda präänik on, kui see on võimalik välja mõelda, see on kindlasti väga nagu oluline aspekt, miks inimesed võiksid tahta uudiskirjaga liituda. Aga mis me siin sellest nii-öelda risti-rästi kasutamisest rääkisime, on jah see, et pane enda muud meediakanalid tööle selleks, et saada seda uudiskirja baasi. See ongi nagu see erinevus, et muud meediakanalid on hea võimalus, kuidas kasvatada uute klientide ringi. Näiteks ma boostingi seda Facebooki reklaami ja saan ka teiste koduperenaisteni, kellele meeldib see seriaal ja mingi muu, mis iganes muu asi ja kutsun nad liituma. Ja pärast seda ma saan neile teha juba otsemüüki niimoodi, et ma ei pea enam boostima. Et mitte lihtsalt teen ühe korra boosti ja siis järgmine kord, kui ma tahan neile uuesti müüa, siis ma pean järgmine kord uuesti boostima. Ilmselt 2 korda rohkem, et nii kõikideni nendele jõuda. Just. Kui on mingid mõjutajaid sinu valdkonnas, jällegi see business to customer puhul on lihtsam, ilmselt kõvasti lihtsam. Meie valdkonnas näiteks Eestis me ise ilmselt oleme need mõjutajad. Ja selles mõttes, et kui nagu üleüldiselt vaadata, siis tegelikult nende mõjutajate koha pealt on see, et keegi ütleb, et kuule jõu, sul on nagu väga lahedad mingid looduslikud kreemid ja muuseas, kui sa tahad nagu minna ja teada nendest veel rohkem, siis mine liitu. Selles mõttes, et kõik võimalikke nagu väliseid võimalusi ära kasutada. Jah. Kui on mingid koostööpartnerid, kes saadavad uudiskirja ja kui teil on nagu mingi osa kattuv, siis on võib-olla võimalik teie reklaam või teie soovitus panna sinna nende kirja, mingi nii-öelda vorsti vastu tehingu tulemusena. Tegelikult ka Eestis suurettevõtted kasutavad näiteks seda, et hea näide on partnerkaart, kes teeb oma partnerite nagu pakkumisi, et kuule, nüüd partnerkaardiga sealt piletid sellised või selline kontsert või üritus. Ehk siis, jah, kui teil on võimalik kellegagi koostööd teha, kasutage see alati ära. Nüüd avati turud või mis turud? Kaotati piirangud. Nüüd on võimalik jälle osaleda igasugustel veebivälistel üritustel, kui tulevad taas võib-olla messid või mingisugused erialased üritused, siis seal on kohal täpselt need kõik sinu kliendid. Ära läita lihtsalt oma boksi, vaid küsi ka kontakte. Küsi neid, et kuule, liituga minu uudiskirjaga. Et kõik sellised võimalused tuleks ära kasutada. Loomulikult koduleheküljel pop-up üles räägitakse, et pop-upi peale tulevad paremini liitumised kui lihtsalt jalusesse oleva kastikese peale. See pop-up peab olema mingisuguse sellise soovitusega, et kuule, et näed, ma annan sulle seda väärtust. Igasugused tellimusvormid, üritusele registreerimisvormid, ostukorvi kinnitamise vormid, see peaks olema linnukene, et kuule, kui sa tahad edaspidi saada neid asju soodsamalt, siis pane linnuke ka ja sedasi see list kusjuures koguneb päris edukalt. Üks meie enda klient Eestis suhteliselt hiljuti tegi just sellist Facebooki ja erinevate kanalitega. Ta suutis endal, natukene loosis enda tooteid, nagu Erki ütles, just, et seda on kõige lihtsam teha. Ta suutis kasvatada kuskil 2 nädalaga endal mingi üle 2000 uue kontakti tänu sellele ja just Facebookist. Neil oli Facebookis oli väga suur jälgijate baas ja meililisti on peaaegu üldse. Ja neil oli mingi niisugune 200 kandis. Just, et selles mõttes väga nagu hea viis, kuidas teha. Meilipott ehk siis nii-öelda see meililist on kulla hinnaga, seda tasub koguda.
Ja kui me rääkisime sellest, et mida täpsemini need kirjad sihitud on, seda paremini need töötavad, seda näitavad ka need nii-öelda elulised näited meie enda kas või Eesti klientide põhjal, siis selleks tuleb oma meililisti segmenteerida, tuleb kirju personaliseerida, et saaks täpsemini sihtida. Ja nagu öeldud, 3–6 korda, mõnedel juhtudel isegi veel rohkem kordi on tulemused tänu sellele paremad. Et aga kui ma lihtsalt küsin meili aadressi, siis selle põhjal ei ole mul nagu midagi segmenteerida ju. Ja kui arvestada nagu seda, et meili aadress ei pruugi alati olla nagu Tanel või Erki, ehk siis ma olen Kiisu, Miisu või Lilleke. Okei, tank number 44. Selles mõttes, et siis on väga raske nagu mõelda seda, et okei, aga mul on tegelikult nagu e-poes, ma ei tea, meeste ja naiste ja laste asjad, siis see lõppkokkuvõttes ei saa isegi seda sihtimist teha. Jah, ei saa jah. Tasub küsida natuke rohkem, vormid ei tohiks olla tegelikult liiga pikad, aga võimalus on alati küsida hiljem juurde. Küll, kui mul on juba olemas olev andmebaas ja ma saadan hiljem mingi kirja, et kuule, palun täiendama andmeid, siis sealt ei tule väga palju vastuseid, heal juhul kolmandik, isegi siis, kui ma iPadi välja loosin, et inimesed ei viitsi enam seda anda, selleks peab olema jälle mingisugune nagu huvi. Aga ütleme, kui ma teen selle esimese liitumise ära, võib-olla sellesse kinnituskirja panna mingisugune, et kuule, aga kui me tahaksime edaspidi saata sulle relevantsemat infot, siis kliki siia või siia või siia lingile ja automaatika paneb ise sulle juba automaatselt külge selle õige tagi või õige tunnuse, mille alusel sa lähed õigesse listi ja sa saad edaspidi saata talle näiteks neid koera toidupakkumisi või kassi toidupakkumisi või papagoi toidupakkumisi. Selles mõttes, et sa ei peagi tegema esimesel liitumisel nihukest tohutut vormi, kus sa küsid, et sul on maja, sul on akvaarium, mis kalad sul on, suure tõenäosusega ma olen kuskil 4. rea peal juba see, et ma ei viitsi, ma jätan selle poole. Võimalik on õppida kliendi käitumisest, näiteks selle sama info põhjal, mida ta annab statistikast tagasi. Kui ma ikkagi näen, et ta mingitele linkidele rohkem klikib, kogu aeg klikib koeratoidu peale, siis ma saan talle panna selle tunnuse ehk külge ja saata talle edaspidi sedasi personaliseeritud kirja, kus on ühes kohas ongi top tooted sees, aga all on ainult koeratoidu tooted, mingit muud jama ei ole, mida ta muidu seal ka sai. Mitte ainult nagu käitumise põhjal, aga ka näiteks ostuajaloo põhjal on võimalik seda teha ja seda päris palju ostuajaloo põhjal Eestis personaliseerimist tehaksegi. Eraldi sisu võiks olla vabalt ka näiteks uutele klientidele ja olemasolevatele klientidele. Uutele on võib-olla natukene nagu vaja sellist sisseviskamist, olemasolevate puhul ma juba tean nende eelistusi, võib-olla natukene ostukäitumine ajas muutub. Jah, keele põhjal Eesti, vene, inglise, venekeelsed lugejad loevad 2 korda paremini kirju kui eestikeelsed. Ja tegelikult nagu lõppkokkuvõttes ka ostavad märksa paremini kui pöörduda vene keeles nende poole. Ehk siis selles koha pealt nagu katsuge mõelda, et kas või kõige lihtsama segmenteerimise või selle gruppide loomisega pihta. Mees, naine, see huviala, teine huviala, 3. huviala, keel, vanus kui võimalik. Ehk siis mida rohkem te suudate seda peenemaks ajada, seda rohkem te suudate sealt nagu pärast nagu tagasi teenida. Ja meie kliendid on mõned teinud ka niimoodi, et näiteks vaatavad ostukorvi sisu, et kui on nii-öelda kallid tooted ja ostab sageli või kallid tooted ja ostab harva või odavad tooted ostab sageli ja odavad tooted ostab harva, et ka selle põhjal on tegelikult võimalik juba erinevaid pakkumisi talle teha. Ja kui ta seda teeb niikuinii, siis ta ka tõenäolisemalt ostab selle põhjal. Okei, automatiseerimine. Kohe näitame siis paari sellist põhilist soovitust, mida me enda klientide puhul oleme öelnud, et kuulge, tehke. See on nagu maas lebav raha, mis teil jääb muidu saamata ja sellised nagu head nipid, kuidas saada kliente, kuidas hoida klienti enda nii-öelda nagu läheduses. Et automatiseerimine on põhimõtteliselt siis kõik see, kui nagu muidu saadan uudiskirja, siis on nagu masspost kõikidele korraga. Automatiseerimine toimub üks-ühele interaktsioonide põhjal. Pooleli jäänud ostukorvi puhul või mis iganes mingi aeg jõuab kätte nagu sünnipäev või mis iganes muu tegevus on parasjagu käigus. Inimene on selles ostuprotsessis sees ja sel hetkel ma pean saatma talle selle kirja. Kui ma seda ei tee, siis ma võin selle kliendi ära kaotada. Ja see töötab 24/7, seda ei ole vaja käsitsi teha. Need automaatsed protsessid saab ehitada ühe korra ülesse ja siis nii on. Edasi tuleb ainult mõõta. Refreshida pangakonto väljavõtet. Et tervituskirjad, onboardingud, sellest me alguses põgusalt rääkisime. See oli just nagu see, et
teen külalisena ostu, täpselt. saad oma tellimuse kinnituse kätte ja seal on öeldud, et aga kui sa oleksid klient, siis meil oleks palju parem. just. Aga noh, jah, sooduskupongi tasub võtta või pakkuda, kui keegi teeb siin on üks selline näide, et noh, et nii-öelda trigger või päästik on siis tellimus, selle peale läheb kiri, ühe päeva pärast ütlen talle, aga kuule, kui sa oleksid klient, noh siis, ja siis ma saan vaadata edasi juba, kas ta tuli kliendiks või ei tulnud, kui tuli, tõstan ta mingisse listi, kui tulnud, unustanud ära või noh, mis iganes saan nagu siin teha, et hoida ta ikkagi nagu enda juures. No vot, see on ka üks tervituskiri, põhimõtteliselt samasugune. aga noh, see on näiteks mingi nii-öelda trip-kampaania, millest me rääkisime, see palkmaja tootja näide või mis iganes muu tootja näide. Nüüd ma tahan teada, kuidas nagu hoolitseda selle palgi eest, vajutan siia, saan pärast, olgu mitte selle palgi eest, vaid näiteks ma tahan teada, kuidas hooldada seina, põrandat või katust. Aga kui ma kõigest tahan teada? Ei, no aga võib-olla mul ei ole korraga vaja, siis nüüd, kui ma vajutan katuse peale, ma lähen ühte puusse, kui ma vajutan põranda peale, ma lähen teise puusse ja kui ma lähen nagu tahan seina kohta teada, siis ma lähen kolmandasse puusse. Ehk siis automaatikas on võimalik teha niimoodi, et kui kiri on saadetud, ma saan jälgida, mida inimene seal sees teeb ja selle põhjal nagu siis teha järgmisi nagu tegevusi siis põhimõtteliselt nagu personaliseeritult juba. Ehk siis siin ongi hea näide, et kui ta valib ühe lingi, siis ta läheb ühte puusse, kui ta valib teise lingi, siis ta läheb teise puusse, noh ja nii edasi. Üks hea näide, üks autotootja, kusjuures ma arvan, et see ei ole päris. Ma vist lugesin internetis selle kohta. Ma mõtlen nagu seda, et kui palju ma neid meile nagu saan siis ja kui kaua ma nagu viitsin nagu vastata, kui igas meilis on üks küsimus, millist nagu värvi, millist ust. Ja just, aga see näide oli selline. Kas on nagu 2 ust või 4 ust? Kui ma olen ikkagi tohutult suur Škoda fänn või Tesla fänn näiteks ja noh, tahan saada mingit nagu lahedat infot selle kohta, jätan oma meiliaadressi, kui see pop-up lahti tuleb, okei, noh, ma annan alla, ma annan oma meiliaadressi sulle, siis mul tuleb selline kena ilusti disainitud kiri. Noh, ütleme, selliseid tooteid ma pean ostma ilmselt silmadega, mul peab selline autopilt olema, ütleb, et kus on küsimus juures, et kuule, et kas sulle meeldib rohkem punane auto või must auto? Okei, vajutan nupule must auto, ootan homseni. Lihtsalt, ei, see on nagu selles mõttes, sa ei pea nagu kohe mängima, see ei ole mingisugune Snake. Et noh, tore teada, ütleb mulle selle peale, näitab ilusaid punase auto pilte. Aga järgmisel päeval või järgmine nädal või millalgi, kui ma saadan uue kirja, automaatika saadab uue kirja, siis seal on sees, kuule vaata, kui ilus punane auto. Et aga kas sulle meeldib rohkem pigem nagu selline kupee või rohkem nagu mahtuniversaal või pirukas? No, jah, selle puuga lõpuks ma jõuan lõpuni, kus siis mul on tegelikult ideaalne ülevaade, millist autot see klient soovib. Ja selles viimases kirjas on pärast 5 kuud ja 274 kirja, mida ma saanud olen. Auto ostmine on 5-aastane protsess. Et aga viimases kirjas on sees siis, et kuule vaata, meil on tegelikult praegu laos hetkel sellised soodushinnaga autod, mis sobivad sulle päris hästi ja siin on all nupp, broneeri endale proovisõit. Jah, ja tegelikult ma olen lihtsalt nende ainult nagu mingisuguste klikkide ja tegelikult selle info nagu saatmise ja teistpidi nagu lugemisega kogu selle asja sinust nagu kätte saanud. Täpselt nii. Okei, igasugused perioodilised teavitused, näiteks sünnipäev, palju õnne sünnipäevaks. Hästi lihtne asi, hästi palju tegelikult nagu toimib inimestele. Kahjuks hästi vähe kasutatakse. Head nimepäeva, head lapse sünnipäeva, head vabariigi aastapäeva ei ole perioodiline teavitus, aga ma võin seda iga aasta saata. Aga jah, toimib päris hästi jällegi kaubamaja puhul või partnerkaardi puhul, nemad saadavad oma sünnipäeva kirja, see on nagu legendaarne. See on nagu see, et kui inimene nagu ei saa, siis on kohe probleem. Miks ma ei saanud sünnipäeva kirja? Miks ma ei saanud? Just. No, muud perioodilised teavitused, näiteks teenusepakkujad, igasugused rehvivahetusse kutsumised, hooldusse kutsumised, kojameeste vahetused, juuksurisalong, iga kuu saadan, mul on jälle juuksed 2 sentimeetrit pikemaks kasvanud, tuleb ära lõigata, ma ei tea, küttekatla hooldused või krediitkaardi andmed hakkavad aeguma, kui ma olen mingi teenusepakkuja, kes võtab vastu krediitkaardi makseid. Kõik sellised asjad on võimalik ära automatiseerida, kui inimene teeb tegevuse, siis on okei, kui ei tee tegevust, siis ta saadab meeldetuletuskirja. Juuksur saadab mulle
kohe broneerimislingi niimoodi, et ma ei pea helistama ja temaga ühendust võtma. Jälle hea näide, Eestis millalgi võitis parima selle teenindusega ettevõtte tiitli. Minu meelest nad vist jäid viiki, oli Swedbank ja Neste, kõik, kes pakuvad inimestele suhtlust automaatide vahendusel. Et Eesti inimene on see, et ei viitsi nagu väga vist üks ühele suhelda. Kinnituskirjad. Kõige kasulikum kiri, mida kõige rohkem avatakse, on igasugune tellimuse kinnitus või broneeringu kinnitus. See on peaaegu 100% avamise määr. Just, ja sinu nagu see hakkas praegu sõitma nagu sealt sinu poole. Ja, või noh, jah, täpselt või need kauba nagu liikumise kirjad. Aga need on täiesti kasutamata ressurss näiteks pealemüügiks. Ostsin tolmuimeja, kuule vaata. Tolmukotid jäid ostmata või ostsin kohvimasina, siin on sulle sooduspakkumine kohviubadele ja katla hoolduskomplektile või sellele, mis iganes. Ostsin diivani, aga vaata, kui äge diivanilaud, kus saaks jalgu peale panna. Just, või siis nagu mingi diivanilamp. Ja, või ostsin rehvid, aga need turvapoldid jäid võtmata, et kui tulid järgi, siis... Rehvidega autote just. Samamoodi näiteks uuele kliendile või regulaarsele kliendile tellimuse kinnituse peale saaks saata erinevat mingisugust sellist nagu head asja juurde. Et jällegi mingi asi, mida võiks teha. Üljatud ostukorv. Kus juures tegelikult on sellega ka see, et nüüd juba tehakse, vanasti oli ka nagu see, et üldse ei mõeldud, kuigi see on tegelikult nii suur võimalus nagu raha tagasi teenida. Jaa. Kuni 40 korda suurem summa on mul võimalik teenida, kui mul on e-poes seadistatud ostukorvi meeldetuletuse kirja seeria, võrreldes sellega, kui mul seda üldse ei ole. Et see on asi elementaarne hügieen, mis tuleks igas e-poes esimese asjana panna tööle. Siin on üks selline näide, kus läheb põhimõtteliselt kohe, kui ostukorve pooleli, hüljatud ostukorvi kiri, mis vahepeal kontrollitakse, kas ost on vormistatud. Kui jah, siis on kõik. Kui ei ole, siis ma vaatan, kas ta avas kirja. Ei avanud, saadan näiteks meeldetuletuskirja. Kui avas, aga ikka ei ole ostu sooritanud, siis näiteks saadan meeldetuletuse SMS-i. Et põhimõtteliselt selliseid toredaid puid on võimalik ehitada nii, et klienti hoida ikkagi enda juures. Põhjus, miks ta selle ostukorvi pooleli jättis, võib olla ju näiteks selles, et ma ei tea, mingi tehniline apsakas. Aga kui ma ta tagasi kutsun, siis äkki ma saan nagu ta nii kaugele, et ta ikkagi proovib, saab selle asja lõpuni või ta annab teada sellest tehnilisest apsakast. Ta ei jäta lihtsalt seda nagu kuskile ripakile. Või äkki ta vaatas, et transpordi hind on liiga kallis. Üljatud ostukorvi kirjadesse teinekord pannakse sooduskuponge, öeldakse, et on viimane toode näiteks alles laos, kui see on tõsi. Või hakatakse näiteks pakkuma tasuta transporti. Või öeldakse, et kuule, vaata tegelikult transport on tasuta, et telli ära, saad pärast tagasi saata, kui meeldi. Ka kliendi tagasisidet tuuakse teinekord välja. Väga meeldiv kogemus, väga kiire transport, parim hinnakvaliteedi suhe, kõik sellised word of mouth turunduse elemendid toimivad väga hästi. Miks mitte seda kasutada näiteks hüljatud ostukorvi kirjaseeria puhul. Aga hüljatud ostukorvi kirju saaks segmenteerida ka samamoodi, nagu me enne näitasime, et kui on suur ostukorv, läheb ühte puusse, kui on väike ostukorv, läheb teise puusse, võib-olla suure puhul ma pakungi tasuta transporti, väikse puhul pakun mingit sooduskupongi, midagi sellist. Nii, ostujärgne kontakt, väga oluline asi. See oleks pidanud vist ütlema, väga oluline asi, mida teha. Ja kõik on suurte tähtedega. Ja, sellepärast, et esiteks, kui klient on rahul, siis aitäh ostu eest. Kas sa palun hindaksid seda ostukogemust seal toote juures või kuskil paneksid Google'isse review või Facebooki review. Väga suur tõenäosus, et nad seda teevad. Kui kogemus ei olnud meeldiv, siis tasub see info saada kätte enne, kui ta läheb avalikult kuskile selle kohta kirjutama, et oi, kui nõme e-poed oli, mingi asi oli väga valesti ja mingi ei viitsitud suhelda ka. Ja sa suudad selles mõttes selle peale alati tegelikult ju leida mingisuguse kompromissi. Täpselt, sa saad selle probleemi ära lahendada ja see unhappy klient muutub happy'ks kliendiks. Jällegi, selle igasuguse review ja muu asja eest tuleb tõenäoliselt anda nagu meelehead, kas siis kupongi näol või mis iganes muu asja näol, aga seeläbi on võimalik hoida seda klienti lojaalsena ja kus juures selliseid nagu tagasisidesid küsides kasvatad ju tegelikult enda siis nagu positiivset kuvandit sotsiaalmeedias, Google'i mõistes. Üks Eesti e-pood küsib alati kõikide ostude peale
toote kohta hinnangut ja selles mõttes ausalt paneb ka kõik need hinnangud oma veebi ülesse ja seal on igal tootel on kümneid ja kümneid, ilmselt annab jälle mingi soodusprotsendi selle eest, et aga seal on kümneid ja kümneid hinnanguid kõikide toodete kohta üleval ja kusjuures mina kliendina pigem loen seda, mida teised kliendid ütlevad, kui seda, mis seal toote spetsifikatsioonis kirjas on. Selles mõttes väga-väga nagu suur väärtus, mida sa saad põhimõtteliselt nagu olematu kulu eest. Nii, igasugused tagasikutsumised või reaktiveerimise kirjad, et kui ma ikkagi näiteks ei ole X periood ostnud või üldse nagu midagi teinud, ma ei tea, pool aastat, siis läheb käima automaatne kiri, mis saadab mulle, et kuule, tšau, mis nüüd juhtunud on, et kas me oleme tülli läinud ja kui ta selle kirja kui ta selle kirja peale reageerib, siis on tore, panen ta sellesse nii-öelda aktiivsesse listi tagasi. Kui ütleb, et ei ole tore või ei reageeri, võin talle veel meeldetuletuse saata ja lõpuks ma võin ta näiteks ka automaatselt sealt nimekirjast välja võtta. Seeläbi esiteks läheb minu andmebaas puhtamaks, minu see kohale toimetamise tehniline reputatsioon paraneb, sest et ma ei saada mitte töötavatele aadressidele kirju, andmebaas läheb väiksemaks, mailile on vaja vähem maksta, mis iganes, sellel on ainult nagu head asjad, et jah, selles mõttes, et nagu niinimetatud surnuid meiliaadresse pole mingit pointi nagu endaga kaasa lohistada. Ja teine asi on see, et kui ma võib-olla see klient uudiskirja ei saa, aga ma tagasi võin teda ju ikkagi kutsuda, see on justkui nagu lepinguline teavitus, kuna ta on kliendi konto on olemas. Äkki ta vaatab, et kui lahe, ma ei olegi ammu sealt ju midagi ostnud, tuleb ja sooritab selle ostu ära. Nii, ühesõnaga, need olid mõned näited. Siin on nüüd, millest me rääkisime, andmed on kuld. Andmete põhjal me saame teha täpsemini sihitud kirju, mida rohkem oma kliendi kohta teame, seda paremini me saame segmenteerida neid kliente erinevatesse gruppidesse, seda paremini me saame selle kliendi kohta kasutada infot kirja personaliseerimiseks, näiteks, et näitage talle ainult neid tooteid, mitte teisi tooteid. Aga selle jaoks on vaja mingeid integratsioone või andmeid vahetada teiste keskkondade vahel. Ja kui teil on e-pood, siis Smile'il on olemas kõikide suuremate e-poe platvormidega automaatsed tasuta pluginad, ehk siis ta süngib kõiki kliendi andmeid, süngib neid, saadab ostukorvi meeldetuletuskirju, on võimalik automaatselt tooted importida kirja põhja sisse, nii et ei pea käsitsi mitte mingit tööd vaeva nägema selleks. Aga ka raamatupidamistarkvarasse kõik see info tagasi saata, millest me rääkisime, et kliendi kohta rohkem teadmisi omada, CRM-idesse info tagasi saata, siin on need samad ClickView'd, kuskil oli see Google Data Studio, Google Analytics, selles mõttes, et kui teil täna ei ole need andmed omavahel seotud, siis tasub seda teha, sellest on võimalik ainult asju paremaks saada. Ja nii. Vot näed, siin suunurgad hakkavad juba vahutama. Ja ilmselt nagu kõik on juba magama läinud. Endal on küll uni natuke silmas. Ühesõnaga kokkuvõtteks. E-maili turundus, nagu me ütlesime, on imelihtne. Tegelikult väga lihtne, kui seda teha hästi. Ta on suur ja mahukas laialivalguv, aga iseenesest kui nagu komponentideks laiali lammutada, siis iga tükk eraldiseisvana tõesti võib olla päris lihtne ja mõned siis nagu olulised võib-olla tarkuseterad, mida siit sellest ettekandest nagu tagasi võtta, on siis see, et kogu aadressi esimesest päevast ainult sedasi nagu selle lähenemisega, et ma tahan kohe hakata aadresse koguma kõiki kanaleid kasutades, ma saan oma meilibaasi suureks ja meilibaas toetab kõige paremini tulevast müüki võrreldes teiste kanalitega. Lihtsad, loogilised, ühe eesmärgiga kirjad töötavad kõige paremini, ei ole mõtet üle pingutada. Kui on võimalik sihtida, siis tuleb seda teha kas või lihtsalt segmenteerides, kui on juba võimalik panna sisse kirja personaliseeritud sisu, eriti veel üks-ühele personaliseeritud sisu, siis seda paremini see töötab. Rikasta andmeid, seosüsteemid omavahel ära, see annab seda nii-öelda tarkust juurde, mille põhjal siis seda täpsemalt sihtimist teha. See aitab ka automatiseerida, sellepärast et müügiprotsessid tavaliselt on kuskil mujal kui meilitarkvaras ja nendest müügisprotsessidest ma saan lükata need päästikud meilitarkvarasse, mis teevad siis need turundustegevused ära ja tagasi saan lükata ka need andmed. Ja õpikogemusest. Testi, proovi, vaata kõike, mis sul toimib, mis ei toimi, vaata, mida igal pool maailmas tehakse, hästi palju informatsiooni on tegelikult selle kohta.
kuula neid meie webinare, kuula teiste webinare, vaata, mida konkurendid teevad. See on selline asi, mida tasub varastada selles mõttes, et selle peale ei vaata keegi halvasti ja või küsi meie käest kas või nõu selles mõttes, et me hea meelega aitame kaasa mõelda. Me lootsime tegelikult väga, et täna võib-olla tuleb natukene rohkem arutelu ja me saame üks-ühele, kohe küsime, saame üks-ühele nagu mõelda ka mingisuguseid asju ja kohe Johannaga ka sellest räägime, et aga jah, õpi kogemusest. Nii, Johanna küsib, kui mul emaili sisuluues tekib loovuse puudus ja tahaks kusagilt inspiratsiooni koguda, siis kuidas ma seda kõige paremini saaksin teha? Kas sisu nagu sisu või sisu nagu disaini? Või üldse mida nagu sisu, ehk siis milliseid nagu asju kasutada seal selles kirjas? On olemas selline koht nagu näiteks Really Good Emails. Seal on nagu hästi palju selles mõttes nagu kõikvõimalikke näidiseid, mis igalt alalt, kas sa oled e-pood, kas on mingi haridusasutus, kas sa tahad teha ühte tüüpi, teist tüüpi, 25 tüüpi nagu erinevaid asju, sealt saab väga palju hästi erinevaid. Ja me saadame teile pärast need, või meil ei ole muidugi teie otse kontakte, aga me paneme sinna Linda lahkel loal Facebooki ürituse alla pärast selle nagu videolingi presentatsiooni ja võib-olla need samad lingid ka inspiratsiooni mõttes, see sama Really Good Emails. Meil on endal Pinteresti leht näiteks, kus me oleme üles pannud enda klientide tehtud lahedamaid drag and drop kirjapõhjasid. Ehk siis sa põhimõtteliselt võid Lego klotsidest ise selle mõnusasti kokku lohistada ja seal on ikka nagu väga seinast seina, et meil endal ei olegi nagu vahepeal nagu nii palju põnevaid ideid, kui me vaatame, et meil klientidel on olnud, aga ma panen sinna ühe lingi veel, mida me siin ennist mainisime, aga mida tänase ettekande allikates ei ole, kus on siis toodud soovitused näiteks kirjasubjektide ja üldse kirja nagu sisu ülesehituse koha pealt, et mingid sellised nagu head mõtted. Need on hästi sellised mõnusad kompaktsed allikad, et äkki sealt Johanna saad midagi huvitavat ja kui ei saa, siis võta ühendust ja me aitame kas või kaasa mõelda mingi hetk. Ja viimase slaidi peal on hästi lühikene ja lihtne nagu... Väga tähtis, lühike ja lihtne, aga väga tähtis. Et kui inspiratsiooni on ka tulevikus vaja, siis jah, nagu me alguses ütlesime, liituge ka meie uudiskirjaga, saate soovitusi järgmiste webinaride kohta ja üldse selle kohta, mis näiteks me kirjutame ka oma blogis päris palju nendel teemadel. Ja me avaldame tegelikult iga nädal oma blogis ühe artikli nagu erinevatel teemadel, disain, kuidas kirjutada tekste, kuidas pealkirju mõelda, mida mitte teha. Tegelikult Erki võib siia kiiresti siia chati meie blogi aadressi panna. See on ilmselt smiley.com/blog. Just, et selline lihtne, et ma arvan, et te leiate, seal on praeguseks hetkeks ilmselt kuskil mingi 70 artikliga anti. Et kindlasti midagi põnevalt sealt leiate. Ja. Aga suurema tõenäosusega tahavad kõik nüüd magama minna. Isegi tahaks. Kui teil on küsimusi, võtke ühendust, võime ka üks-ühele rääkida ja kui veel jõuate, siis võite siia kirjutada. Aga meie poolt on iseenesest tänaseks kõik. Suur aitäh veel kord meid vastu võtmast ja ära kuulamast. Kes ikka viitsis nii kaua vastu pidada. Ja järgmise korrani. Ja, ma tahtsin ka öelda teile veel kord aitäh Erki ja Tanel, et tulite rääkima. Ja aitäh kõikidele, kes kuulasid ja kindlasti saatke siis edasi kõik tutvatele ka, sest et paneme selle video siis kiiresti, kui saame ülesse. Ja siis jah, kõik minge siis Smiley websaidile ja vaadake, kas midagi tarka ei meelde, mida sealt otsida. Ja. No aga siis on nii. Suur tänu ja õhtut. Olgu.